Eestimaa loodus on väga vaheldusrikas. Midagi tuli. Nii, masoistidele on kelk võetud kaasa. Ma katsetan uusi asju. Et ikkagi ma olen varsti juba 10 aastat abielu ja siis ma mõtlesin, midagi uut peab tegema. Kuidas võiks kelguga matkata. Navesti jõgi, Paala jõgi. Koeral on väli. Minul on kelk. Ütleme nii, et Londis rohkem olla. Nii. Mis ikka siis hüppame üle ja... Noh, paat läheb minust üle siit. Sinna teisele poole. Maitseb nagu puugiviin. No, kes järgmine on? Koeraga. Äkki... Ma tean, see tundub sulle. Äkki siia, äkki siia. Pane jalad risti. Tule risti. Just risti. No, tule külg ees. Rist sammu nagu odaviskel. Vaat nagu pissi ödanud, siis pane risti. Aha, okei. Rääkige naiste keeles on. Nagu pissi öda. Kohe sain aru. Ei õnnestu. Jätame ühe siia vale ka. Mille tea? Kas vorm on hea? Väga hea. Jõulupekk tuleb välja ka? Tuleb. Hästi sulab. Mul ka. Nii, kuidas jõulupekid sulavad? Tulevad. Välil. Ütleme nii, et normist on natuke veel puudu. Tuld. On päris okei. Tuld. Otsa. On arenguruumi. On arenguruumi. Minu peki. Saedalt inimeste sektor. Lumepaat natuke neelas vett. Sai vähe märjaks. Aga õnneks on talv. Veel on miinust. Nii et pole hullu. Järgmine lõik on hea. Saab mitu teed minna. Õntsa Krõeda sünnikohas. Teeme niimoodi, et see pakeeti nirises mõõda. Ellujääja. Perekond Pokud. Läheme nüüd off-roadi ära jälle. See on jumala head, et pärast seda ära teha. Need on mul täna esimene. Augud. Keegi on siin värskelt punkrit kaevanud. Või siis teistpidi öeldes liiva toonud omale. Ja Mart Saare Karjase peldik on siin, tähendab. Suht kehva kahkust liiva hakkida endale. Ei tule head, jah?
et me Mart Saare majamuuseumini ei jõudnud, aga võib kujutada ette, et see on Mart Saare karjas auk. Auk on hea. Auk on hea, et Siin valvati. et loomeinimestel ikka on see, et nad on vähe siuksed pelglikud ja ka valvatavate loomade ja teiste külainimeste eest oli hea auku minna peitu. Aeti karjalood auku või? Pärast, kui Mart ära oli käinud ise, tõenäoliselt siis. Roomikuid oleks vaja. Koer on läbi. Kogu maailm teaks, kui rumal naine see on. Jätkame siis topotundidega, oleme seda juba 10 aastat teinud. Ja ikka ta ei õpilane ei ilmuta endiselt progressimärke, et alu saaks milleskist. Ja vaata, see on kaart. Tõesti? See on kompass. Ära räägi. Nii, me läheme siin praegust, kus on sul agendik, on ju. Tahame jõuda siia selle pinnaste otsa peale. Nii, oja läheb meil kõrvalt, oja ääres on risu, on ju. Natuke eemalt kõndida. Mõistlik on võtta asimuud. Niimoodi, et sa paned selle kompassi serva, paned ühendad ära siis oma praeguse asukoha ja sihtkoha, on ju. Ja siis näed, siin on peal sellel kompassi, sellel kanal siin on ükskord nagu jooned, mis on põhja-lõuna suunas. Need sa pead panema ühtima ja mitte valesti aru saada. Et nad ei pea nagu tegema väikseid jooni juurde, vaid nad peavad olema nagu paralleelsed. Mõte läks juba mujale. Mõte läks juba mujale. Peavad olema paralleelsed nende asjadega siin, kaardiruudustiku põhja-lõunasuunaliste joontega. Millised jooned? Need siin. Ei, kompassi peal. Need kompassi peal siin, need. Need. Need on ühes, siis ongi asimuud paika pandud. Ja see väärtus on siin, näed. Siin on see, mis loeb seda asimuuti. Et siin on sellega ühtib jälle, nool. Väga rõvedaks läheb juba. Siin on selline täpp veel ka, mis peale selendab, on ju. Nii. Ja nüüd sa pead kõndima nõnda, et sätid selle kompassi nõela väravasse. Niimoodi, et see N-põhi on väravas ka selle punase noole sees. Ja nüüd see täpp siin otsas näitabki sulle sinu suunda. Milline täpp? Täpp see joondanud siin. Ja see helendab ka pimedus. Ja pimedus helendab. See on põhiline. Nii, kus me minema pead siis? Siia täppi sisse. Õige. Peame minema sinna. Asimuut näitab, et peame sinna suunda hoidma. See ongi asimuut. Selge. Kas nüüd on selge? Küsin 5 aasta pärast uuesti. No teeme nii. Tee! Püüad, jah? No proovime. Känd pea meeles, hirm on see, mis mehe aras teeb. Oh-oh.
kalpsad. kohe on harjutanud. Kõik said hakkama. Päriselt tubli. Andke mulle kirvest. Seltsimehe panutatud mehed, meil tuleb teha kelk. Või siis saame siit seda head tsikliteed mööda lõpp-punkti välja. Tsikkel teha. Me ehitame tsikli. Küttepuitu vist eriti pole siin. Aga siin pole vett. Lumega saab ka. Inimestele loomad. Ilus on siin küll. Kui jõulumaa. Kui vett ka veel saaks. Kui seda vett ka veel oleks. Vaatame. Jah, ma ei ütle kallis, ma ütlen lihtsalt. issand. See on juba mingi kõrgem tase. Ametlikult tunnistatud siis matkasellide naisliikmeks, et oleks siis kusta hea. Aitäh. Näita pilti ka. Imeline topsik. Jaa, väga tore. See on siis... Et ei peaks oma tagumikku paljaks tegema. Jaa. Kusjuures see üks madellendur juba kinkis mulle sellist väga hea. No see on metsa jaoks. Sükene. Piretil on raske lahti lasta jõulunostalgiast ja me pannud omale sokid siia päkapikkude jaoks, aga sokid on pesemata ja päkapikku jaoks liiga rõvedad. Nagu mingi ruunikivi keseb metsa labidaga karu. Jah, Vändra metsakuivendajatelt 74 aastal. Kinni panna, et kinni puhuma. Vana hea navesti. Praegu lähme. Praegu lähme, jah. See halb suund, sinna poole. Jah, see rada läheb õigest suunas praegu. Küll on hea.
Eestimaa loodus on väga vaheldusrikas. Kirsitordid ja Veskitamm. Turbiiniauk. Lähed teed sees pilti ka, Andres? radooni täis, ma kardan. Seda võib olla küll. Kaansoo Suure-Jaani kandi tuntuma tütre vast Lubjavaike puulosside arhipelaagi juurde. Sellest tuntud rahvakunstniku pärandist on tänaseks vähe alles, aga meie semiteaduske ekspeditsioon kindlasti üritab viimased heled, mis veel leida on, siit kätte saada. Lubjavaike viimane kindlus.